Tere, minu imelised inimesed. Täna ma jätkan tsüklilisuse teemadel. Kui teie elus on olnud madal tsükkel, madal ajaperiood, kus on olnud pettumused, valud, sind on alt veetud, sa oled materiaalselt põrunud, sa oled armastuses petta saanud või sõber on sind alt vedanud või ühiskond või riik on sind petnud, siis kas sa jätad siis elu elamata ja peidad ennast koju teki alla ja pea padja alla ja lõpetad hingamise, et sa ei ela enam. Aga elu on sulle antud elamiseks. Kogemused, mis sa oled omandanud, ei ole sinu karistamiseks, vaid need on õppetundideks, kus tuleb teha omad järeldused ja jätta siis nad minevikku ja anda endale uus võimalus. Kas sa julged vastu võtta seda uut võimalust? Kas sa julged usaldada veel iseennast? Sest kindlasti tuli sul mängu sõna oleks, et oleks pidanud tegema nii, oleks pidanud tegema naa. Ma ju nägin, et tegelikult need asjad olid niimoodi, miks ma siis nii ei teinud? Miks ma ei usaldanud iseennast? Ja selle tõttu inimene ei julge otsuseid langetada ka tulevikus, sest ta minevikus ju tegi valesid otsused, nii nimetatud valesid otsused. Need ei olnud sellel hetkel valed otsused. Need olid sellel hetkel parim valik, mida sa oskasid teha oma kogemuste najal. Nüüd sa oled jälle kogemuse võrra rikkam ja sa saad teha palju paremaid otsuseid, palju julgemini. Sa saad muuta oma suhtumist iseendasse armastavamaks, hoolivamaks, usaldavamaks. Ja selle tõttu tõmbad sa ka ligitaolisi inimesi, kes ongi usaldusväärsed, kes pakuvadki oma armastust puhtast südamest. Ja vaata, kas sa julged pakkuda iseendale parimat, mida sa oled kogu aeg igatsenud, soovinud, unelenud. Kas sa julged valida iseenda jaoks parima võimaluse, parima variandi? Inimesed, kes on kasvanud mitte väga jõukastes oludes, kes on vaesuses olnud materiaalses võtmes, kes on vähe armastust ja hoolimust ja lähedust saanud, kes on vähe mõistmist saanud või liiga palju kriitikat saanud, siis see on korduv muster ja harjumuslik olek. Ja öeldaksegi, et poomisega harjud ka, et alguses siputad ja pärast jätad järgi. Aga et nii on kõikide teiste olukordadega, et kas sa julged ja oskad soovida midagi paremat? Kas sa julged armastada iseennast rohkem ja hoolida iseendast rohkem? Siis see ei tähenda alati seda, et ma armastan ju iseennast, ma käin kosmeetikus, panen endale kunstripsmed ja küüned, ma ostan endale kogu aeg uusi riideid, ma ju armastan ennast, ma ju hoolin iseendast. Ja see on väline hoolimine iseendast. Sa paned ennast tundma väliselt hästi, aga kas sisemus tuleb ka sellele järgi? Kas sa sisemiselt ka iseennast armastad ja iseendast hoolid või sa näitad ainult väliselt? Vaadake, kui palju ma iseendast hoolin ja vaadake, kuidas ma iseennast armastan. See on enesepettus. Kas sa julged vastu võtta mõnda koolitust, mis maksab raha, nii nagu sa paned raha oma välimusele ja harida iseennast ja seeläbi tõusta kõrgemale tasandile ja seeläbi saada ka suuremat palka ja tasu? Kas sa julged käia välja raha? Sa ütled, ma ju panustan iseendasse raha, ma käin vaimsetel koolitustel, ma mediteerin aeg-ajalt, ma teen raha maagiat. Aga kas see on toonud sulle tulemust? Kas tulemus on näha? Ei ole näha. Siis järelikult see kõik on bluff, see on pealiskaudne. Kui sa tuled ka minu juurde ennustusse ja ma ütlen sulle mingisugused soovitused, kas sa oled nende järgi teinud või käitunud? Kas sa oled midagi muutnud oma elus? Kas sa oled mingeid mantraid lugenud või taotlusi lugenud
mida ma olen sulle soovitanud. Kas sa oled seda teinud või sa oled seda teinud 5 päeva ja siis on jäänud see unarusse? Kui sa ostad maali minu käest, ma annan sulle kaasa mantrad, soovitused, kuidas sellega käituda. Kas sa oled viitsinud seda teha? Rääkida selle maaliga, lugeda mantraid, lubada sellele energiat iseennast tervendada. Kui sa oled seda teinud, siis on väga tubli. Kui sa oled seda teinud ja sellel ei ole tulemusi, siis sa ei ole lubanud iseendal seda energiat vastu võtta, sest sa ei ole selleks veel valmis. Sa ei ole valmis vastu võtma armastust, hoolimist, suuremat palka, tänu ega kiitust ega komplimente, sest sa arvad, et sa ei ole seda tänu väärt. Sa ei ole seda väärt. Sa keelad seda iseendale. Sa saboteerid iseenda õnne, sest sa arvad, et sa ei ole seda väärt. Selle tõttu tuleb iseendasse natuke rohkem süveneda ja lubada iseendal iseennast armastada. Ma valin hoolimise iseenda vastu. Ma valin armastuse iseenda vastu. Ma luban teistel inimestel iseendast hoolida. Ma luban neil mulle komplimente teha ja ma võtan neid seda südamest vastu. Ma luban endale suuremat tasu maksta, suuremat palka saada. Ma luban endale kinopileteid välja teha, sööki välja teha, lennupileteid välja teha. Ma luban endal kõike seda vastu võtta. Ma luban vastu võtta komplimente, abi ja toetust. Ma luban endal ukse eest lahti teha ja ma luban endal mantli selga aidata. Ma luban iseendal vastu võtta häid soovitusi ja nende soovituste järgi käituda, et minul ja minu kõrgemal minal oleks rahuldust pakkuv elu. Ma luban iseennast elada, armastust täis elu. Aitäh ja julget elamist teile!